Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Me oleme kogunenud selleks siia, et kuulata järjekordset šedöövrit, mille toovad teile Märt Kuik See on ma. ja Andreas Jääger. See on see mees seal. See on sa. Kuidas läheb, Märt Kuik? Läheb hästi. Ma olen jõudnud oma lapsega nüüd sinna. Ma laps on, vanem poiss on nüüd nii suur, et ma käisin temaga poes nüüd just ja ta on mänguasja riiulite juures ja käib ja näpib asju ja vaatab ja küsib, et kas ma seda saan ja kas ma seda saan, et ma olen nüüd selles staadiumis selle poisiga. No, ilus aeg. Seda tuleb nautida ja hinnata nii kaua, kuni on. Aga mida mina väga hindan, on üks Andrease rubriik. Sa mõtled see rubriik, mille nimi on Andrease bulletid. Jah. Kuum klõps, poolalasti kaunitar. Laura Põldvere näitab uut tätoveeringut julgete poosidega. Kus mujal kui mitte kroonikas. Lauljanna Laura Põldvere näitas pühapäeval enda sotsiaalmeedia jälgijatele, kui julge naine ta on. Piltidel kannab Laura roosakas, sinakas, futuristliku tegumoega mantlikest, mil on endale vaid pooleldi selga pannud. Mantliserv paljastab tema peaaegu ühe tema rinna. Et mitte bikini piirkonda liigselt paljastada, hoiab Laura mantlit ühe käega strateegiliselt paigal. Võin hakata spontaanselt tuld purskama, eriti kui sa varastad need friikartulid, kirjutas lauljanna postituse juurde. Ta lisas selle juurde teemaviite draakoni tätoveeringule. Kui Laura Põldvere tuli ja oli, ütleme, esimesed aastad, siis ta oli siuke tagasihoidlik džässlaulja, kes lihtsalt sattus sinna Sven Lõhmuse talli, kes hakkas tulema pop-hitte. Ja sellest, kes oli Laura Põldvere ja kes on Laura Põldvere, on täiesti teine inimene saanud, et ma ei ütle, et see on halb ega hea, aga see kontrast on mõne inimese puhul hästi suur ja tema on üks nendest. Ja bullet number 2. Klõps. Blondid juuksed on minevik, Aalika Miilova kallim, Raul Esko läheb suvele vastu uue soenguga. Laulja Aalika Miilova avaldas eile Instagramis pildi, kus poseerib oma kallim Raul Esko ja koera Lottaga. Lotta esimene road trip, viitas Aalika kolmiku autoseiklusena. Fotod tähelepanelikumad silmanud inimesed märkasid pildi puhul seda, et muidu blondide juustega Rauli keharad on hoopis pruunikama värvundi võtnud. Tähelepanelikum, mitte see on nii loll, et muidu kõik teised, kes ei ole tähelepanelikud, vaat üldse tähele, et fucking teine soeng või teine juuksevärv või midagi. Kõige haigem selle juures on, et kui ma panin selle pildi peale klõpsi, ma vaatasin, et Aalika Miilova ja kuradi ma see Ülo Voitka. Et sarnasus on väga suureks läinud. Ja Andrease bullet 3. Fotod. Õhus on armastust. Tõsielustar Brita Rannamets jagab uue kallimaga suviseid lembehetki. Tõsielusaatest Rannamäe tuntuks saanud Brita Rannamets avaldas sotsiaalmeedias suviseid hetki jõus oli hundist kallimaga. Mõeldud olema, kirjutas tõsielustar Brita Rannamets Instagrami postituse pealkirjas, lisades juurde pildi, kus sama kallima Crystal Rabisega kallistus ja suudlus jagab. Mõeldud olema. Pealkiri oli meant to be. Mõeldud olema, kroonika. Mõeldud olema või? Mõeldud olema, ja see ei ole päris hea. Meant to be on ikkagi niimoodi loodud või? Mõeldud olema. Et aitäh kroonika, nende 3 bulleti eest tegelete ikka alati oluliste asjadega. Aga eelmisest saatest jäi välja üks rahvatakk annab nõu. Tere! Selline mure, et teile hakkas intiimpiirkond sügelema. Just häbeme mokad ja rohkem seest poolt. Süganud juba nii palju, et vetsus käies on valus pissida. Vahekorras pole olnud, ütleme, 6 aega. Kas saab kuidagi leevendada? Sirja Reisberg tõstis käe ja kirjutas. Aitab kodune tavaline toiduõli. Ja enne kui me läheme saatesse, on mul teile pakkuda ka üks luulerida
tähendab luuletus ja see ei ole toiduõlist. Sulle sügavalt ma silma vaatan, kas oled hea või oled saatan. Mu pilgu eest ei tõde pääse, leian üles ka väikse sääse. Ära ehmata, kui ütlen sulle, näen ma kõike, mis halmis must ja mitte ainult roosaid mulle, tean, mis mõte tuleb kust. Laetud pilk su hingel poeb, kõik kurjad mõtted üles loeb, Jumalale need ette kannan ja küll Jumal juba ise teab, kas mõistab kohut või andeks annab. Ülle Pukk, 10. juuni 2025. Saad toiduõli juurde tagasi tulla. Nüüd on, ei, ma just mõtlen, et nüüd on nagu see probleem, et kui, et noh, nüüd ei saa nagu, nüüd kui ma olen luuletuse suhtes kriitiline, siis öeldakse, et see on ainult selle pärast, et on Ülle Pukk, et aga tegelikult ei ole, et enne kui seda nimegi kuulsin, oli aru saada, et luuletus ei ole nagu õigesti rütmistatud, et aga noh, asi seegi, inimene luuleta veel ja siis läheb ainult paremaks. Üks tegelikult soovitus oli veel, kuidas saada siis intiimpiirkonna sügelemisest lahti. Nimelt Tiina Mitt kirjutas, et tampoon keefiiriga kokku ja tuppe panna aitab ka. Et see asju toimub. Mul on nagu tegi raske. Mina jäin esimese ja ka teise juures pidama. Oota, kas see Brita oli see, kes OnlyFansi teeb või? Tegi. Ja vaata, nüüd oli küll see, et kui sa ütlesid, et jagas suviseid hetki, siis mul oli mõte, millised suviseid hetki ta jagas. Aga mõte oli see, et huvitav, et kui et noh, suur hirm on, et noh, näiteks meie konservatiividel, et meie ühiskond nagu noh, nende silmis hästi tugevalt degradeerub kogu aeg, et normaliseerime alastust ja kõike seda, et kas nende hirmudes on nagu selline maailm, et on, noh, ma ei taha öelda nüüd Laura Põldvere, aga ütleme, et nagu mingi uus kuulsus on kuumklõps. Ja Kateriina näitas päriselt oma vittu, et kas need hirmu maailmas on nagu see meie seltskonnastaaride nagu tulevik selline, I wonder. Ja, aga ega selles mulle meeldis see, et poolalasti kanditori kohta, eks Laura Põldvere kohta on kirjutatud ilusest, et mitte bikiini piirkonda liigselt paljastada. Jaa. Just, et mitte bikiini piirkonda liigselt paljastada. Ja tegelikult siis võib-olla mõne inimesel on küsimus, et miks on vaja pilti nii, kuidas ma ütlen, detailselt nagu kirjeldada. Siis ma tuletan meelde seda, et meie seas elavad inimesed, kellel on nägemispuue. Sellepärast. Ainult sellepärast, ma arvan. Muidu oleks üldse tehtud seda uudist võib-olla. Võib-olla me nüüd hammustasime läbi, miks üksid artiklid üldse tehakse. Kroonika mõtleb ainult siis sellistele momentidele, puuetega inimestele. Jaa, Kroonika on tegelikult, jah, just. Nad teevad sotsiaalset abitööd. Midagi taolist. Võt, aga aitäh teile kuulamast. Läheme nüüd tavasaatesse. Tavasaade. Võtame siis siin sükse laheda uudise, nagu meil on Õhtuleht on pakkunud välja toreda pealkirjaga Peredraama Reformierakonnas. Senine linnapea kandidaat mängiti auti, asemele saab naine. Väga hea pealkiri, väga cool. Jälle tekib küsimus, et kes selle pealkirja pani, et ma millegi pärast ei usi. Hakkab pihta. Ma ei usi väga, et Edvard või Ekvard Joakit selle pealkirja ise pani. Mõt ei tea. Asemele saab naine. Aga ärme pikemalt selle peatu, siin on sükene tore asi, mis oleks vaja nüüd välja tuua, et mai lõpus kuulutas Reformierakonna Eesti 200 valitsuskoalitsioon, et iga alaealise lapse eest saab edaspidi automaksusoodustust. Täpsemalt, Eestis on üks laps väärt 100 eurot. Valimisaasta on see nii-öelda nummilubadus, eriti ajal, mil elu on kallis ja valitsustoetus on madal. Ning pilk reitingu tabelisse ütleb, et vähemalt ajutiselt too Reformierakonna lubadus, kehtestame automaksu ning võtame siis osadelt inimestelt selle kaela pealt ära, ka toimis. Vaid 1 nädalaga hüppas Orava partei toetus 3 ja enamlapseliste perede seas 12,5% pealt 17,8%. Peamiselt Isamaa arvelt. Töötavad siis odavad trikid?
no see on siuke kahe otsaga asi, et kas ta, et noh, kui odav ta on, et noh, selles mõttes, kas odav on, ma ei tea, kas ta on odav? Trikina mis ta teeb odavamaks? Trikina on ta kindlasti odav. Ma jätkan. Mis oleks mitte odav lahendus? Ma jätkan oma selles mõttes seda loogikat, mida ma juba korra olen öelnud. Reformierakond, noh näiteks, toome näite, varastas minu rahakoti ära ja siis ta ütles, et aga sul on 2 last, ma annan sulle 200 eurot tagasi. Ja odav trikk ongi sellepärast, et minu see lihtsalt see automaksu idee on ennast juba igat pidi nagu auti mänginud, et sellega ka, et kui on räägiti, et on meil kaitsemaksu vaja, et siis nüüd hakatakse jälle mängima, et aga samas tegelikult teie ei pea maksma nii edasi, aga me oleme selle teemal juba selles mõttes rääkinud. Aga odav on trikk sellepärast, et lihtsalt hakata nagu, ongi sellised odavaid lubadusi andma, et võtame ära ja siis anname natuke tagasi. Siis on kõigile, aitäh. Me rääksime sellest Patreonist tegelikult. Ma arvan. Jah, mul on lihtsalt see, minu jaoks nagu natukene nagu Martin Korgi nagu seisukoht, mis on see, et maksud on vargus. Nagu see on natuke üllatav minu jaoks. Aga selle automaksu koha pealt ma olen seda kogu aeg öelnud. Mitte, et maksud on vargus, aga see automaatne maks on selline. Arvestades, kuidas seda ehitati ülesse, kuidas see nagu välja mängiti ja siis kõik õnnetult maksavad ära mingid kuradi paljulapselised kuradi müüvad oma suuri autosid, värgid, särgid ja siis ma annan natuke tagasi. Nagu siin ongi, et Eestis on üks laps väärt 100 eurot. Automaksu, ühesõnaga. Minu seisukoht on see, et see ei, nimetada seda odavaks lubaduseks, minu arust ma nagu ei taha sellega ühe külje pealt nagu nõustuda, sellepärast, et lõppkokkuvõttes on see, et see on nagu, ta on odav lubadus siis, kui ta on lubadus ja teda ei viida täide. Kui see asi nagu viiakse päriselt nagu sisse, tehakse ära, siis on nagu see, et vaata, see on täpselt sama asi, kui keegi teeb mingit asja irooniliselt, et ma teen seda irooniliselt, siis sa vaatad talle otsa, ütled, aga sa teed seda ikkagi. Aga siin on ka, et nad annavad lubaduse, kui nad selle ära teevad, siis see on nagu tehtud ja siis sisuliselt on ju tegu ikkagi osaliselt sellega, et ikkagi võeti kuulda ka valijat. Et nagu mõeldi nagu järgi, et mis asi on, et valijad kritiseerivad, kuidas me saame seda asja natuke leevendada ja siis teeme niimoodi, et lastelikastel peredel oleks automaksu koormus väiksem, siis teeme nagu sellise sellest loogikast ma saan aru ja kui see päriselt nii oleks, päriselt ka, kui see nii oleks, siis ma nagu selge. Aga mul kuidagi ma kuidagi nagu ei usu enam Reformierakonda, ütleme niimoodi. Ja kõik, mis nad teevad, on muutunud kuidagi shadiks ja kuidagi natukene kalgiks ja veidraks. Et see ei ole enam kalkuleeritud pikk plaan või selles mõttes, et see kõik tundub selline hüplev ja nagu tõesti, hetkel oleme sellises kohas. Mul on lihtsalt raske uskuda, et teevad seda nagu päriselt sellepärast, mida sina ütlesid. Sul ongi, sa arvad, et tegelikult seda ei tule? Ei, ma arvan, et nad ei tee seda sellepärast, et me võtsime oma neid kuulda. Ahah, okei. Siis sa küsid, miks nad siis teevad seda? Jah. Reitingutest ainult. Jah, mina mõtlen küll, et valimised on tulemas ja reitingud absoluutselt. Ma ei usu, et nad teevad seda sellepärast, et süda hakkas valutama, et rahvas ei ole päris selle poolt. Aga, aga see ei ole eesmärk. Aus, reitingute point, jah. Ma saan aru, mis sa mõtled. Ma saan aru, sest tegelikult, kui sa teed see reitingu pärast, siis sa ikkagi nagu selles mõttes kuulad nende valijaid. Jah, ma saan aru. Okay. Aga kas sa minu sellest loogikast saad aru, miks ma olen ikkagi salty? Arvestades, ütleme, viimaste aastate seda sükest veidrat käitumist enda poolt. Ja miks ma ei usu, et nad teevad seda nagu heast tahtest? Sa ei usu, miks nad seda heast tahtest? See on nagu, ma ei tea, mis asi see hea tahe on. Aga mul on lihtsalt... Nad muretsevad eestlaste pärast näiteks.
see oleks minu arvates nagu hea tahe, aga seda nad ei teinud nagu eelnevalt, on ju, ja hiljem nad said palju kriitikat, et seda tehaksegi sellepärast, et siis nagu reitingut, et siis anname rahvale, mida nad tahavad, aga see ei ole nagu selles mõttes tulnud nagu õige koha pealt. No mina saan sinu sellest nagu pahameelest ja skeptilisusest nagu aru selles mõttes, et sul ei meeldi see nagu suund ja sulle ei meeldi, et nad on astunud nii-öelda mingeid valimislubadusi näiteks nagu sisuliselt ikkagi murdnud, et minu arust, mis mulle ette tuleb, on see, et vist oli, et maksutõus pidi olema tähtajaline, aga ei ole. Et see jäeti välja, et ei, see nüüd jääbki nii. Mis oli see, mida tegelikult Oppo rääkis minust algusest peale. Et selles mõttes, et jah, EKRE-l oli nagu õigus, absoluutselt neil oli õigus, jah, see ei olnud ajutine. Et näiteks mingid sellised nagu tagasi astumised oma seisukohtadest, see ei anna nagu väga palju usaldust, aga teisalt, kui me jõuame nagu sellesse punkti, kus me oleme nende asjadega, et siis tegelikult see toetuse tõus, mis on siis 5,3% punkti. Et siis see on arusaadav ja selles mõttes mul on hea meel, et saadi aru, me peame midagi nagu tegema. Reiting peab ka tõusma, sure. Ja siis mida me peame tegema on see, et me peame lahendama mingisuguse ühiskonna sektsiooni probleemi ja siis leiti, et see on see kõige targem asi, et ma ei saa kuidagi sellele käigule otsa vaadata ja öelda, et see on halb või see on paha. Iseasi on see, kas nad selle nüüd ka ära teevad. See on nagu teine küsimus. Kui nad seda ära ei tee, dipshit, lubasid ei teinud, selles mõttes see on midagi muud, aga iseenesest see idee on lihtsalt 2 käega poolt muidugi ja ma ei räägi siin sellepärast, et mul on 2 last ja et ma saan 200 € nagu soodustust, et ma nagu ei mõtle seda läbi selle spektri üldse. Sa ju natukene ikkagi mõtled sellepärast, et sa ju seda Patreonis ütlesid tegelikult. Ei, no jaa, mul on hea meel selles mõttes, aga puht poliittehnoloogiliselt, kui ma praegu nagu räägin sellest, siis mina ei arvesta nagu ennast nagu sinna otsa, et ma nüüd olen kallutatud Reformierakonna poole seetõttu, et mitte nagu niimoodi. Toi. Selge. Ma arvan, et see ei ole viimane kord, kui me sellest räägime. Ilmselt mitte, jah. See on see vana hea küsimus, vaata, et mis saab, vaata, kui te ei ole ühel nõul ja siis ma olen alati mõelnud, mis on Mai Raunaste, siis oli Mihkelson, on ju, ja see automaks lihtsalt. Ma lihtsalt jätkan jonnimist. As long as I live. Ma ei usu lihtsalt sellesse erakonda. Kui on võhkrit episood 1000, siis tuleb suur debatt seal. Alexelast teeme suure debatti. Sina oled ühe pool lava, mina teise pool lava. See on suur debatt. Mai Raunast. Jah, aga lähme siis teise jätku teema juurde. Jaa, just. Nimelt siis vangid. Valitsus andis justiits- ja digiminister Liisa Pakostale volituse allkirjastada 5-aastane vangla leping Rootsiga. Tehakse ära. Leping on plaanis allkirjastada 18. juunil Stockholmis, seega meie arvamise järgi 2 päeva pärast, teie arvamise järgi 1 päeva pärast. Sõlmime vangla rendi lepingu oma naaberriigi ja lähedase liitlase Rootsi kuningriigiga. Täiesti võttis. Tuletame meelde, by the way, Rootsi on meie naaber. Aga see, vaata, kui suursuguseks tehakse. Lähedase liitlase, Rootsi kuningriigi. Ma pole kunagi kuulnud, et panen seda oleks öeldud. See on nagu see, et Eesti we have moldy schools ja kõik, vaata. Jah. Jah, et mis teeb Eestist erilise koha on meie erilised koolid, et meil koolidel on oma juhtimine. Aga lepingu tekst on valminud tihedas koostöös meie julgeolekuasutustega. Kõiki riske käsitleti läbirääkimistel ja leitigi lahendus. Leping aitab meil hoida Tartu vangla töötava ja toimivana, aitab säilitada ja isegi lisada olulisi töökohti Lõuna-Eestisse. Nii siis Liisa Pakosta ütles. Ja vangla rendilepingu eesmärk on säilitada Tartu vangla kui oluline sisse julgeoleku taristu. Ma panen hästi töötan täna. Kui me täna ei tegutse, võib Tartu vangla olla aasta pärast juba suletud. Piirkond jääb ilma 100 töökohtadest ja Eesti riik väärtuslikest professionaalidest. Meie eesmärk on vältida taolist stsenaariumi, kaitsta olemasolevaid töökohti ja taristut Tartus. Ja plaani järgi paigutatakse esimesed kinnipeetavad Tartu vanglasse juba järgmise aasta teisel poolel.
400 kambrit kokku maksimaalselt kuni 600 kinnipeetavat. Kambrid on 1 või 2 kohalised, Eesti ja Rootsi vangid kokku ei puutu, jätke see meelde endaga. Ja kõik välisvangid saadetakse vähemalt 1 kuuene karistuse lõppu tagasi Rootsi ja leping sõlmitakse 5 aastaks ja võimalusega pikendada 3 aasta võrra. Jälle, et see on... Aitäh ajakirjanikud, et te tõite nii tähtsad asjad lõpus eraldi lausetena välja. Holy shit! Kaua läks aega, et ongi, et kõik välisvangid saadetakse vähemalt 1 kuuene karistuse lõppu tagasi Rootsi. Boom! Ja siis see nüüd rõhutab Pakosta ainult seda, kuidas meil on vaja Tartu vangla elus hoida. Eelnevalt ma ei mäleta seda juttu. Et see, saame töökohti juurde, aga nüüd on nagu see põhipunkt, vaata. Et selles mõttes siinkohal ma olen täielikult Pakostaga pundis. Mina arvan, et tulge, olge kurikaelad siin meil Tartus. Mulle meeldis, kuulasin ühte saadet, seal oli niimoodi, et kõik need inimesed, kes on selle Rootsi vangide siia tuleku vastu, siis need on need inimesed, kellele usku Tartu vangla võimekusse. Et kuidas on nii, et nüüd te kardate siis neid Rootsi vange, aga siis nagu Eesti omasid ei karda või? Ei, nad kahtlevad Eesti vangide võimekuses. Ma arvan, et võib-olla on nii hoopis. See on väga hea point, aga jah, tegelikkuses on nagu see ju sama asi, nad on lihtsalt, et tuuakse siia, need chillivad siin, valvurid valvavad neid, nad on lukustatult. Mida sa kardad? No vot, ongi. Aga inimesed saavad asjadest valesti aru, täpselt nagu vist eelmises saates ütlesin ka, et ühe vangi peale kulub siin 8,5 tonni Rootsi riigil ja kui see number sealt välja toodi, siis üsna pea levitati valeinfot, et igale vangile makstakse 8,5 tonni, kui ta Eestis elab. Et nagu kui kuskil on number ja inimesed ei oska lugeda, et siin on selgelt kirjas lause, Eesti ja Rootsi vangid kokku ei puutu. On olemas inimene, kes loeb selle lause läbi ja räägib juba järgmiste inimese edasi. Saad aru, nad pannakse kõik ühte kongi elama, eestlased ja rootslased läbi segi. Sellepärast, et ma olen eluaeg, ma olen suu kaudu hingad. Ma olen idioot. Et sellised, see ka võib juhtuda. Et ei saa nad hakata tegema perebändi. Eesti ja Rootsi vangid, et laulavad kõik koos Estonia and Sweden join hands together. Ülihea laul paidu või? Et see on, ma arvan, parim karisma laul. Karisma on, jah? Karisma, jah. Mulle meeldis veel Scream silma versioon Eesti oma. O Eestimaa ja Rootsi, lööks käed ja oleks sõbrad. Et tõenäoliselt parem kui see, mis inglise keeles oli. Inglise keeles on see lugu hästi puruks ja katki, et see on niuke napakas. Jah, nii on, et ei ole join handsi. Vot. No aga siis tuleb oodata järgmisi probleeme, mida saab probleemi manufaktuur käima lükata seoses selle Rootsi vangidega. Ma arvan, et Rootsi vangidele võiks automaksu peale panna. Kongimaks tuleb neile, jah. Kongomaks. Aga lähme siis Facebooki. Facebookis on palavalt armastatud Eesti poliitik, kes on ikkagi truu oma erakonnale ja ühtlasi aasta võitja võhaga pärjatud Jaak Madisson. Jaak Madisson kirjutas 15. Meie jooksis eile, teie jooksis üleeile, niimoodi. Täna toimus Keskerakonna volikogu istung, kus teatati ka uus loosung valimisteks sügisel. Ummikust välja, mis on irooniline, sest et see on Tallinnas, räägime ikkagi. See on nagu tore. Ühesõnaga Keskerakond keskendub pigem Tallinna linnale. Tore. Ummikust välja on see on see, mida siis huvitav palju maksti selle eest. Alati küsimus. Mingid targad pead, mingi reklaami osakond, mingid asjad värgid, ma sain mingisuguseid 5-6 kohalisi summasid. Mis te välja mõtlesite? Ummikust välja, et rahvad oli marvelous. Või siis atlična, blядь, kurat, see on küll ilus. See on ka suurepärane, et ma ei tea, kummikust välja. Kohe sa loed, miks see on ummikust välja? Mis me siin ikka ironiseerime? Minu arust võiks nüüd sotsid ära muuta enda selle ja panna kapist välja. Oleks nagu eriti hea.
aga hea küll. Aga kuna nii riik kui omavalitsused on Reformierakonna poolt viidud totaalsesse ummikusse, siis igati lühike ja kohane loosung. Eesti ongi vaja ummikust välja tõmmata. Samuti oli volikogu päevakorras Euroopa Parlamendi küsimus. Kas ummikust peab välja tõmbama või? Kas ummikut ei peaks nagu aitama kuidagi leevendada, et ei oleks ummikut või? Kuidas ummikust välja tõmbad midagi? Helikopteriga ainult ju kannab. Tõstad ühe auto ja siis minema. Aga Keskerakond ongi see helikopter. Vanasti oli Isamaas helikopter vist on ju. Kui nad Savisaare vastu tegid seda... sa mõtled selle mõttes. Mina tahtsin öelda, et Lanno oli helikopter. Lanno? Aga okei. Lanno. Jah, tead küll. Lanno. Ei mäleta. No see on see mees, kes terviseameti mees koroona ajal. See Lanno. Olgu rüüpa teha, kuidas sa räägid. Aga jaa, ei, vist jah. Nii, kuhu ma nüüd? Aga samuti oli volikogu päevakorras Euroopa Parlamendi küsimused. Paraku ma ei saanud osaleda volikogus, kuna pojal oli judoga seotud üritus ning ma üldiselt olen alati üritanud lapse huve esikohale sättida. Siis ülevaate tegi armas parteikaaslane Jaana. Ilusasti öeldud. Jaana ütles aga vahva asja oma ettekandes, et kui mõni mees ainult kritiseerib ja ei tee midagi, siis mina saan 8500 eurot palka ning teen selle eest ka siis tööd. Ei tea küll kohe mitte, kes see mõni mees on, kui tasub alati avalikkusele ka mainida, et töö tegemine pole teps mitte föderalismi edendamine ning Euroopa Komisjoni huvide esindamine. Minu töö on isiklikult just liikmesriigi Eesti huvide kaitsmine, mis tähendab, et meie huvides on vähem Euroopa Komisjoni ja föderalistide võimu. Seega ka praeguse Euroopa Liidu kursi vastasus on töö tegemine, mille eest makstakse palka kah. Vastasel korral võiksime ka Riigikogu opositsioonile öelda, et mida te istute Riigikogus ja saate palka, kuigi valitsuse tegevus pidevalt kritiseerite ja vastu olete. Iroonia mees on see Jaak küll. Ja. Ei tea kohe üldse mitte, kes see mõni mees on. Aga iseenesest tegelikult on nagu väga nunnu, et ta ikkagi pidi sisse mainima ära selle, et ta on ikkagi poega judo-trennis ja ta alati üritab olla ikkagi laste esikohale hüvede sättimise maailma meister, võiks öelda. Välja arvatud siis, kui vaja tööl on minna, peavad läbi vaja seal Brüsselis olla, vaata. See on ka võib-olla lapse jaoks. See on ka lapse jaoks, jah. Ei, mul on üldiselt see, et see on väga nunnu ja see nagu töötab, jah. Aga jah, et aga võib-olla teine see on see, maybe we are reading into it too much. Võib-olla tõesti on lihtsalt see, et ma ei saanud olla seal kohal ja siis on vaja valijale anda nagu mõjuv põhjus. Ja see põhjusena mõjub väga hästi. Et iseenesest ma ei tea, kuidas nendel see lapsed jagatud on ka. Et võib-olla nüüd ongi, et eriti nüüd, kus on see, et võib-olla laps on nagu jagatud, et siis on vaja sellesse nagu natuke tõsisemalt suhtuda. Et ma annan siin täitsa benefit of the doubt'i talle. Tahtsin öelda, kui mul oleks poeg, ma oleks ka judo võistlusse, sest tunnen meelde, mul ongi poeg. Ta lihtsalt ei käi judo võistlusse, selles on see probleem. Aga oled sa mõelnud panna? Ma olen mõelnud hoopis sellele, nüüd juba. Et ma panen oma tütre MMA-sse. See on mul esimene asi, kui mul on plaas. Siis ta saab vennast jagu? Siis ta saab mitte vennast jagu, vaid kõikidest nendest lonturustest, kes kunagi tema elu teele satuvad. Ja siis saavad kõik niimoodi tongi lihtsalt, et ma saan rahulikult magada, et ma tean, et minu tütar saab iseenda kaitsmisega väga hästi hakkama. Pojakesega vaatame, mis teda huvitab. Läheme step by step, sest meil isa andis mõista, et ta soovib kaklustrenni minna. Ja kui niimoodi küsitakse, siis küsija suupihta ei lööda. Pojakena meil rohkem selline... Seda tehakse trennis, jah? Just, jah, tema saab seda ka teha. Aga pojakese rohkem meeldivad pallid ja hetkel ma ei ole näinud, et ta tunneks huvi nagu selles mõttes nagu võitluskunstide vastu, kuigi õele ta vahepeal virutab. Aga jätkame siis sellise vappa žanriga, nagu kohtulood. Nimelt, Aivo Petersoni, Dmitri Rootsi ja Andrei Andronovi kohtuprotsessi lõpusirge on pikk. Nimelt sai Peterson üle-eelmisel istungil jutuõiguse lõppsõnaks. Ta rääkis aja täis, nagu ka eelmisel istungil. Ta jätkas täna südapäeval, see on mõni päev vana uudis. Kohtunik Katrin Mikkenberg märkis istungi hakul, et lahkuma peab Sandra Sirge nimeline naine, tooli salaja salvestanud
23. mail toimunud istungit ning riputanud heliklippi üles YouTube'i. Teid tuleb saalist eemaldada, toonitas Mikkenberg. Istungite hakul on asjaosalistele selgitada, et salvestamine on keelatud, küll tohib teha kirjalikke märkmeid. Järgmisena pöördus Mikkenberg Neeme Lalli poole. Kõik me teame, kes Neeme Lall on. 23. mail saime signaali, et võisite istungit salvestada ja siis te eitasite seda, kirjeldas kohtunik. Sõna vastu olukorraks see aga ei jäänud. Kuna kohus vaatas üle turvakaamera salvestise, tuli välja, et Lall luiskas. Ta oli salvestamiseks kasutanud mobiiltelefoni. Oh no. Okei, Aivo, pea vastu! Hõikas Lall lahkudes, märkides otsa, et protsess ise on farss. Sirge, tuletame meelde, kes Sirge oli, tema oli siis Sandra Sirge, kes salvestas, pani YouTube'i. Trügis aga hiljem saali tagasi ja hakkas nõudma, et tema meile saadetaks määrus, mille kohaselt ta istungilt eemaldati. Kohtunik selgitas rahulikul häälel, et see on lihtsalt protokollis kirjas. Haiged inimesed, paandas Sirge. Füüsilist vastupanu ta ei osutanud, küll aga näis, et ta tahabki verbaalselt vaidlema jääda. Kutsuti korravalvurid. Politsei juhatas ta välja ja kohaldas Lubjaneli hoones viibimise keelu, kuna ta ei ole täitnud kohtukorraldust. Aivo Peterson sõnas oma publikule, et kätt ette ei saa panna, aga loodab, et keegi saalis ei korda seda, mis Sirge tegi. Publik pole liialdav sõna, kohal oli tosinkond tema jäägitud toetajat, kes on jooksvalt istungitel kohal käinud ja lõppsõna ajal mõne Petersoni mõtte peale aplodeerinud. Imeline uudis jälle. See on nii tore. Aivo, pea vastu! See on täielik farss. Haiged inimesed! Haiged inimesed! See on jälle, see on nagu tore, et see tundub mulle täpselt selline, ma spekuleerin, aga see vibe on täpselt see, et ta tuli tagasi, trügis saali tagasi ja ütles, et talle saadetakse määrus. See on täpselt selline asi, et keegi vist ütles talle seal ukse taga. Aga kas vaata, see kütavad vaata üksteist üles. Kuule, aga kas mille alusel ta sind üldse välja viskas? Kas mingi määrus või seadus? Jah, ongi. Ja siis saali tagasi. Türa, mille alusel putsi mind välja üldse? Saada mulle meilile see määrus. Et nagu see, mingi siuke, nagu johhõi. Nagu kui sa ei käitu normaalselt, siis see võib välja visata nagu. Chill. Istu, ole vait ja aplodeeri oma kuradi see pujään räägib, aplodeeri ja on korras. Mis asja? Sandra Sirge, üks ühine sõber näiteks, ma sain teada praegu. No võt siis. Kas ta on kõver või? Sandra Sirge, ühine sõber. Johanna-Maria Tõugu. Näed. Follow the money. Follow the money. Oh no. Ma loodan, et see on ikka sama, pärast tuleb välja, et mingi teine Sandra Sirge on ja me lihtsalt praegu süüdistame. No loodame, et me ei ole kedagi süüdistanud, ühine sõber võib ikka olla. Mul on kuradi Facebookis ka hullumeelsed inimese sõbrad. Ei, ma mõtlen, ma vale Sandra Sirget nagu süüdistan. ei, ma saan aru. Läheme tagasi oma dokumenti ja vaatame, mis ma tahan. Mis siis? Ei sabi või? Ei, kõik, muidugi lähme. Vaatame, mis toimub uppunud maasturi Manu. Ja Maaleht kirjutab, et juhtus kohutav õnnetus. Tegelikult mitte, aga 6. juunil kell 15.39 kutsuti päästjad Tartus Rebase paadisadama lossimiskohta, kus maastur Lincoln Navigator oli jeti vette laskes jõkke libisenud. Ja taagist taga oli, muidu oleks veel auto minema viinud, räägib autoomanik. Mehed olid tulnud spetsiaalselt Emajõele, parandusest tulnud jetti katsetama. Mina ajasin jeti käru pealt maha ja läksin proovisõidule. Panin veel püksid autosse kuivama. Tagasi tulin paari minuti pärast selle auto juba uppunud. See tähendab, et püksid ei kuivanud ära ilmselt. Räägib Tartu mees. Maasturi oli ta ostnud kõigest 1,5 tundi enne õnnetust. Täitsa perse. Kui suur ebaõnn saab ühte inimest nagu kinni püüda selle sekundil. Esiteks, türa küll ta pani püksid autosse kuivama. Ja mis te arvate, kas püksid kuivasid autos ära või? Ei kuivanud. Teate, saladuskatte all ütlen teile. Auto kukkus ette. Ja te mõtlete, et mingi vana pann. Ei, 1,5 tundi. Nagu, mida perset? Oli 1,5 tundi? Jah, 1,5 tundi on õnnetus. Jesus Christ. Lincoln ka veel.
aga noh, täitsa perses. Aga selles mõttes, et kindlasti seal oli nagu kasko peal ja illes mida tead, pane edasi. Ei, ma vaatan neid pilte ka ja see on nii, ma ütlen ausalt, kui ma oleks sellises olukorras, ma arvan, ma istuksin nagu selle paadisilla servas ja ma arvan, ma lihtsalt nutaks 1,5 tundi. See lihtsalt see auto on nagu poolenisti vee all, lihtsalt salong on ette täis, täitsa perses. Mulle meeldib see, et sa ikkagi nagu tuled selle auto seksuaalsusega kaasa. Auto on oluline tegelikult. Ma ei tule üldse auto whatever, ma ei tule sellega kaasa, vaid see on lihtsalt... No vaatad, nagu autopeded öeldakse, ma olen sellest teinud oma versiooni, et pede nagu ei tahaks öelda, aga auto ja, aga asi ei ole üldse autos. Asi on selles, et see on nagu, see ei ole mulle nagu, jah, mul on autos kahju, aga sellepärast, et see on materiaalse väärtusega asi. Sellepärast. No jaa, aga ma mäletan Märt Koiki, kes ütles, et nagu auto on tema jaoks punktist A kuni punktist B sõitmise kohta, aga ma näen, et siin isegi sul on nagu teise mehe autost on fucking kahju. Sinus on tulemas. Sinus saab macho mees. Ei, see on täpselt see sama, see on tarbese, mis on A-st B-sse sõitmiseks ja siis ta on vajunud jõkke. Ei, see on midagi palju suuremat. Sellel autol on hing. Sure. Okei, nii. Ma proovin nüüd ree peale tagasi saada, sest that was a stupid fucking conversation. Ma gonna get out of it. Nii. Ühesõnaga. Mina kuulsin, mingi imelik pauk käis ja siis nägin, kuidas auto lihtsalt vette veeres. See kõik toimus vaid 1 minuti jooksul. Räägib teine kaasas olnud mees, et ilmselt oli masinas midagi katki läinud. Ma olin täielikus paanikas, ujusin ruttu ja telefoni rahakoti järele, et päästa, mis päästa annab. Koheselt helistati Päästeametisse, kes reageeris sündmusele suurte jõududega. Päästjad arvasid alguses, et keegi jäi autosse. Õnneks kedagi seal ei olnud ja ütlesime, et võtke rahulikult, pole vaja kiirustada, märgivad mehed. Peaaegu vee alla vajunud sõiduk tõmmati Päästeameti poolt kandale ning süttimisohu vältimiseks eemaldati autolt voolujuhtmed. Automaniku tõttu saab veel masinast asja küll. Praegu ta mul kuivab kalde all ja professionaalid juba tegutsevad tema kallal. Positiivne suhtumine on alati pool võitu, aga ma olen unes näinud korduvalt seda, et kuidagi ma olen sattunud kas kukkuma vette või kuidagi nüüd olen vees ja siis esimene mõte on nagu holy shit, telefoni autovõtmed või autovõti või siis nagu see autopult. Et see on nagu esimene mõte iga kord, kui selle vette unes kukun. Ma ei tea, mida see küll võib tähendada. Jah. Sest et ma ei tea, mis maksab Lincoln Navigator, sest et Lincoln Navigator ei ole ju mingi tutikas auto. Ta on mingi 2000, ma vaatasin kiirelt, see mingi 2000 algus, lõpp võib ka olla, 2008 võib ka olla. Et ta ei ole nagu väga, väga kallis auto vist, aga samas eks mingid uuemaid on ka, aga ma ei tea, pildi pealt vist ei ole kõige uuem. No 2008 auto on 14 tonni näiteks. Kui ma autovaagi 4 siin vaatan, ainult üks ongi see müügil. Lincoln Navigator 5,4, 231 kilovatti, 13 500 €. Bensiin plus gaas. See ma mõtlen, et kas see on nüüd see vist on niisugune auto, et ega seda vist, ma ei tea, kas need on kõik välisemad sisse toodud ja need vist müüakse kasutatud kuju meil ainult. Ma arvan, et Eestis sa ei osta endale Lincoln Navigator tutika nagu see. Ei, ma usun ka, aga vaata nendes kandilistes autodes, Navigator on ka Peppu pealt, on hästi kandiline, kui sa vaatad see pilte. Kandilistes autodes on midagi seksikat, et nad olid nagu inetud, nad olid 80-meeter, vaata kõik need autod olid sellised nagu sellised kandilised. Nad olid nagu inetud, vaata, siis tulid kõik voolujoonelised autod, järjest voolujoonelised lähevad. Ja siis kui näed mingisugust kandilist vana pemmi, see on holy shit, see on cool, vaata. Või mingid sellised autod, et ma arvan, ma kunagi tulevikus ostan endale mingi hobiautoks. Endale mingisuguse kandilise vana autone. Mingi Ford T. See on kandiline. Ma ei tea, mingi Ford T-s, aga ma olen kohe vaatan üle ja siis ütlen sulle... Ford T, lihtsalt Ford ja tugev T. Ja, ma olen juba siin olen. Ei, siin ei olegi. Müügis ei ole ühtegi. Andy pole õrna ainu, kui saatust me räägin. Ei ole tõesti. No see oleks nagu imeline. Sellist ei ole, sellised on ainult Peaky Blindersis.
see on kõige esimene siuke auto põhimõtteliselt, mis oli üldiselt kättesaadav inimestele. Imeline. Ja ongi vaata, praegu vaatad nagu holy shit, kuidas on. No vot, aga... müügis ei olegi ühtegi. Jaa, sellega ei tohi tänavatel sõita enam. No vot siis, kes meil siin automees on. Aga lähme järgmise huvitava looni. Näiteks 13. mail peeti Tallinna lennujaamas kinni 18-aastane Eesti kodanik Jevgeni. Ta oli juba teinud check-in'i Istanbuli lennule, ostetud oli ka lennupilet Istanbulist Liibanoni. Politsei pidas Jevgeni kinni, enne kui ta lennujaama turvaväravateni jõudis. Läbiotsimisel avastati mõningast militaarvarustust, näiteks škutt, binokkel, militaarnuga ja esmaabipakk, lisaks 800 eurot sularaha. Jevgeni ütles, et plaanis minna Liibanoni matkama. Kohus ei uskunud seda, kuna Jevgeni on varem reisinud üksnes Lätti, Leetu ja Venemaale. Ei on lusutav, et nüüd ühtäkki soovib äsja täisealiseks saanud Ženja minna matkama riiki, mida seostatakse terrorismiga. Siis kui ma seda lugesin esimest korda, ma niimoodi, et okei, väga huvitav loogika, mis tähendab, et kui inimene on käinud ainult Lätis, Leedus või Venemaal, et siis äkki nüüd ta ei tohi minna siis Google kaugemale või ta tahab minna Liibanoni ja siis oli järgmine lõik, ülejärgmine lõik. Jevgeni kasuks ei rääkinud ka 17. maiks ostetud Beiruti Istanbuli tagasilennupilet, mis kahtlustuse kohaselt oli ostetud juhuks, kui Jevgenil ei õnnestu saada Liibanoni viisat. Viisat plaanis ta taotelda ilmselt Beirutis. Jevgeni versiooni arvestades olnuks kahtlane, et ta tahtis Liibanonis matkata vaid mõne päeva. Lisaks oli ta 17. mai kuupäevaga üles öelnud oma kodu üürilepingu. No vat, now you're talking. Seda ma olen väga vähe oma elus reisinud ja mu esimene nagu välisreis oli Türki, vaata mingi Alanya äkki? Meil on Talja, Alanya, teeme nii, et oli Alanya. Ja kujutas ette, ma rahulikult ootan seal järjekorras on ja siis see vaatab mul otsa, vaatab mu passi, vaatab mulle otsa, vaatab passi, vaatab mulle otsa, no go, sa oled ainult Soomes käinud. Ma tahan Türki. Ei usu, sa lähed kuradi terrorismi. Et see loogika. Aga Ženja on prokuratuurile varasemast tuttav. Tema kohta on peetud 2 kriminaalasja. Üks on vargusega seotud, teine aga lasteporno valmistamise ja võimaldamise paragrahvi alusel. Ega Jevgeni mingisugune papispoiss ei ole, ütleme nii. Mõlemad menetlused lõpetati, sest Jevgeni oli alaealine. Alaealiste puhul võimaldab niisuguste kuritegude puhul seadus kriminaalkaristuse asemel kasutada leebemaid mõjutusvahendeid. Lastepornoga seotud kriminaalasja uurimisel tuli aga välja, et Jevgeni tundis juba 13-aastasena huvi peale arvutimängudega päris eluliste hukkamisvideote vastu. Ma ei naernud sellepärast, et vaid mul tuli meelde see Erik Korgu case, kus Erik Korgu mingi girlfriend rääkis, et Erik Korgu käskis tal vaadata mingisuguste peade maha võtta, mingisuguseid videosid vaata. Kas ei olnud see Kringre skandaali see mingisugune osa ja siis naised rääkisid mingid sellised lugusid, mis nagu holy shit, aga Erik Korgu jätame sinna paika ja ütleme, et Jevgeni arvutist leiti ka terrorismi puudutavaid faile. Teisipäeval arutas Tallinna ringkonnakohus kahtlustatava kaitsja Sven Sillari taotlust Jevgeni vahi alt vabastada. Sillar aga põhjendas, et puuduvad tõendid, mis seostaksid Jevgenit terrorikuritegude või terroriühendustega. Tema sõnul üritas Jevgeni lennata Türki. Liibanoni sõitmine, näed sama asi. Liibanoni sõitmine olnuks võimalik vaid viisaga, mida kinnipidamise hetkel veel ei olnudki. Prokurör on vahepeal aga tõendeid juurde kogunud. Riigiprokurör edastas ringkonnakohtule Jevgeni suhtlusrakenduse väljavõtted, kus nähtub, et Jevgeni võttis aktiivselt sõna islami terrorismi teemalises grupis. Teate noored kuulajad, kes te kuulate praegu meid? Teid on kindlasti mõni. Ärge palun võtke aktiivselt sõna islami terrorismi teemalistes gruppides. Plus, ärge üldse väga palju sõna võtke. Võtke sõna siis, kui te olete natuke vanemad. Pärast on sitaks nõme. Jah, siis ei lähe maksumaksja raha ka selle peale, et teie debiilsed sõnumid on vaja läbi lugeda. Jah. Et nagu selles mõttes ei maksa kunagi arvata, et ei jäta digitaalset jalajälge, mida on pärast võimalik üles kraapida. Hästi üllatav on ikkagi nagu mingit inimest guugeldades. Ja see niimoodi, et seda inimest ei ole olemas. How the fuck sa oled elanud näiteks, mis iganes, 40 eluaastaks, niimoodi, et sinus ei ole nagu selles vähemalt Google'i otsingus ei tule mitte midagi välja. See on nagu oskus omaette, võiks öelda tegelikult.
Teine asi on need inimesed, kellel on suur õnn olla kas nimekaimud kuulsate inimestega või et nimed on sarnased. Et noh, näiteks minu perekonna tuttava, nüüd seda inimest ei ole enam, aga perekonna nimi oli Pärna. Ja esimene eesnimi oli siis nime Katrin Terivaat, mis oli siis nagu see, et iga kord, kui seda inimest otsida internetist, siis olid lihtsalt Katrin Pärn. Et noh, et ongi, et see inimene nagu kaob selle infomürasesse ära. Ja mõtle kuulub inimene tahab olla kuulus ja tahab olla leheküljelt esimene, keda otsitakse, et noh, näiteks vaata, paneme praegu, ma ei ole hea näide tegelikult. Kui ma panen näiteks Märt, siis esimesena pakub Märt Visnapuud ja Märten Kress ja Märt Pius. Kas kõikidel tuleb sama või? Ei tule. Ta arvestab sinu, mida inimesed sinu lähedal on otsinud, mida sina oled otsinud. Aga Märten Kress ja Märt Visnapuud, ma luban, et ma olen mitte kunagi otsinud. Märt Piusi mulle tulege meelde. Märt Koiki, ma usun, et pigem olen äkki. Oota, kui vaatame siis, mis Andresega saab. No esimene, sa võtad nagu recommended või? Ma võtan jah selle, mis ta mulle pakub esimesena. Ja ta pakub mulle Andres Jäägerit. Aga ma olen vähemalt enda arvutis populaarne võtsi. Jah. Proovige olla oma arvutis populaarsemad. Kõik need iseenda guugeldamised on ära tasunud. Kogu aeg, jälle. Aga Jevgeni guugeldamise ajalugu, kui nüüd guugeldamisest rääkides, näitas aga, et ta oli enne reisile minekut tundnud huvi selle vastu, kuidas saada Süüriasse. Prokuratuur usubki, et Jevgeni plaan oli minna Liibanonist edasi Süüriasse, et ühineda seal terroristliku organisatsiooniga ja panna toime terrorismi kuritegusid. Ja 5-aastane vangistus võib olla siis inimesel, kes terroristlikul eesmärgil reisib. See on siuke crazy lugu tegelikult. Siin on tegelikult, minu jaoks see lihtsalt näitab ülimat kõva võimekust, et nagu tegelikult, et mõtled, et mis mõttes ma lähen, et kas tõesti asi on nagu selles, et ma olen käinud matkamas Lätis, Leedus ja Venemaal ja siis tahan sõita Istanbuli ja siis tõmmatakse järsku rajalt maha, et tõenäoliselt oled terrorist. Tegelikult ei ole, sellepärast, et nende eelnevate asjadega seoses, et kui näiteks, kui Jevgenil ei oleks kriminaalrekordit, siis ta oleks juba seal. Suure tõenäosuseks ta oleks juba seal. Et lihtsalt sealt jäi talle märk külge, kuule, et ta on terrorismi huviline on ju, ja siis ta oli neil nii-öelda märkmikus kirjas. Ja siis oli, et näed, see tahab reisida Istanbuli, red flag, ja kogu info, kõik asjad on tegelikult olemas. Et see on just siis, kui räägitakse, et mingisugust võimekust meil ei ole, et siis on tegelikult see on hea näide võimekusest, et vaadake, mismoodi inimene oma ette vaikselt susistas ja mõtles nii, nüüd saab minust islami terrorist, I'ma do this, ja siis ta tõmmati Tallinna lennujaamast pikali juba, sellepärast, et me teame täpselt, kuhu sa minna tahtsid. Mis tähendab lastepoolne valmistamine? See tähendab, et sa pead produtseerima seda materjali, see vist ei tähenda seda, et sa seda ise oled nagu kõrval olnud, kui seda tehakse, aga see vist on... Okei, davai. Ma eeldasin, et ikkagi, kui sa valmistad lastepornot, siis sa oled ikkagi nagu seal sees ongi siis nagu reisjööri või näitlejana. Ei, siis sa oled osaleja. Ma ei kasutaks neid termineid päris, aga kaameramees siis, paneme kaameramees siis. Et aga ma ei tea. Aga ma nagu mõtlen seda, et kui sa näiteks kui sinu kätte satub videomaterjal ja sa seda lõikad ise ümber, siis see peaks valmistamise alla minema. Otsa öelda, et Varro Vooglaid valmistas siis selle kabaree. Valmistas tõesti. Ta oli selle konkreetselt, ta oli selle video autor, ta oli selle editi autor. Mul väga meeldib, sa ikka harid mind ikka siin täna vahepeal. Hästi öeldud. Jah, ma üritan veel paar tarkused ära leida. Ootan. Aga jah. Aga üldkokkuvõttes ikkagi minu arust ma tahaks nagu selle teema lõppu öelda seda, et tegelikult sellised artiklid mõnes mõttes ikkagi tõstavad minu usaldust riigi vastu. Et kui on inimene, kes on nagu tõsiselt halvale teele minemas, siis riik ikkagi on nagu
riik on hoidnud nagu sõrme pulsil ja mina ei näe siin jälgimise ühiskonna probleemi, mina näen siin seda, et riik hoolitseb selle eest, et oleks turvaline ja et mingisugune Eesti kodakondsusega Jevgeni Eesti riigi mainet alla ei viiks sellega, et ta fucking terroristiks läheb kuskile. Cool. Tõesti sa oled fucking positiivne. Sul on klaas nagu pool täis. Sul läheb hästi elus või? ma ei tea, võib olla. Et nagu ikkagi Eesti sellest asjast räägitakse ikka, et Pihlakodu case ja siin vaata kõik need fuck-upid, mis on toimunud. Midagi head peab ka olema vahepeal. Yeah. See mul on lihtsalt nii hea meel, et Andrese automaksu rahast midagi head tehakse. Täna oligi päev ja täna oligi viimane päev, kus, või täna oli see kuupäev, kus pidi ära maksma automaksu 16. Oli või? Või 13? Minu arvates oli, jah? Ma ütlen ausalt, mul on päris hea meel, et sa mulle seda meelde tuletasid, aitäh sulle. Maksmata veel või? Vist küll, jah. Ei peaks olema maksmata, jah. Nii, 3 päeva eest oli ERR esimese tähtaja lähenedes on automaks tasumatu kolmandikul kohuslastest. 16 juuni, jah? Boom. No tore, siis ma salvestan saate ära ja siis ma hakkan automaksu maksma. Ja siis ma saadan sulle sõnumi. Andres, ma saan sust aru. Kas mulle, oota, aga kas see automaks on siis, äkki jõustub, äkki siis järgmine pool, äkki seda siis peab vähem maksma? Vaatame. No vaatame, ma nagu ootaks ka siis. Ootame tegusid, nagu mina. Jaa, et on olemas siuke inimene nagu Andres, kes ütleb sulle, et maksa maksud ära. Maksa maksud ära. Aga lähme siis järgmise asja peale, milleks on koolitus. Meie huviorbiiti sattus koolitus pealkirjaga Kuidas dresseerida meest, sulgudes esiemade unustatud tarkused kaasaja teaduse valguses. See kõlab nagu kellegi seminari töö pealkiri, see on nagu tore. Kaks erinevat, vaata selle pildi peal on kirjas, et esiemad unustatud tarkused evolutsioonilise psühholoogia vaatevinklist. Teeskoos on esiemad unustatud tarkused kaasaja teaduse valguses. Nad ikka üritavad, cool. Ja seal on pilt on ka peal sellel koolitusel. Seal on naine. Tal on must kleit, bikiini piirkonna ümber on ka kleit. Ja peas on mingisugune, mis see on? Sina kui moe gurmaan. Räägime neile, kes ei näe, puudugi inimestele. Ma ei tea, kuidas seda nimetada. No nagu Jaanalinnu saba, ainult et must ja peas. Jah. Ja temal on rihm ja rihma küljes ei ole mitte mees, vaid on koer. Nagu põhimõtteliselt, kas ta siis nagu annab nagu meile märku, et mees on nagu koer. Keda on vaja dresseerida siis? No üldiselt nagu mees on nagu koer. Anna neile ulualust ja süga kõhu alt ja anna süüa ja rohkem ei ole vaja. Välja kakile ja ongi kõik. Aga ühesõnaga, see on siis Zoomi koolitus naistele, mis kestab 14. juunist 14. augustini, mis on tore asi. Fientas saad pileti osta. Loomulikult ei ole see füüsiliselt kohale, ei ole vaja kuskile minna. Pilet on tagasihoidlik 69.50. Ja siis minu arust see on nii äge, sest et see on nii kaupluse number, et ei ole mingi 499 või 69.50 palun. Ja korraldaja on OÜ Mind Games, mis on päris vahva. Aga Märt Andres, mis asi see siis on? No võt, kaasaegne psühholoogia on minema vaisanud hulgim esiemade taipamisi, mis lähtusid oskusest juhtida suhteid meeste lootuslikke tunge õigesti suunates. Kes kasutab sõna vaisanud? See, kellel on sellised paksud sõrmed ja kogemata tegi trükivea. Neid on veel siin saladuskattel või öelda. Kuna poliitiline suund on kinnitada, et mehed ja naised ei ole erinevad. Poliitiline isegi lausa. Poliitiline suund on kinnitada, et mehed ja naised ei ole erinevad. See ei ole isegi väga tõsi. Siis lähtutakse
psühholoogia mainstreamis hetkel sellest, nagu oleksid mehed ja naised sarnase huvitatuse ja võimetega suhtesse panustama. Ja meilt oodatakse sarnast suhtteadlikkust ja huvi, täitsa putsis. Mis on muidugi müüt, idealistlik, naivistlik soovunelm. Ja mille tõttu kannatavad meie suhted nii mehed kui naised neis suhetes. Täiesti perses. Tõsi, kaasaegne terve suhe eeldab, et naine oleks aus, küps ja kannatlik ning loodab ka mehelt kõike sama vastu saada. Aga siis hävitab kõike ära. Võiks olla. Mul on lihtsalt nagu, minu arvates see on konkreetselt nagu türa nagu praepanniga vasta pead, mida vittu, et nagu meil üritatakse selgeks teha, et naised ja mehed ei ole erinevad ja siis ta kirjutab lause, et kaasaegne suhe eeldab, et naine oleks aus, küps ja kannatlik ja loodab mehed seda sama vastu saada. Et siis kaasaegne suhe eeldab seda, et naised ja mehed on ühesugused. Okei, katša, selge, tore. Paradoksiaalselt pole aga mees sageli emotsionaalselt kättesaadav ega motiveeritud kasvama. Ta tahab hoopis rahu. Teda võetakse sellisena, nagu ta on. Võetaks. Mitte võetakse, siis võetaks. Aga rahu ei tule, kui naine tunneb, et ta peab kõik ise vedama. Kuhu? Küsimus on kuhu? 1000 aastaid õpetati naistele vaikseid, kuid väga tõhusaid strateegiaid, kuidas mõjutada mehe käitumist läbi iha, au, distantsi. Tere, te kirjutas distantsi õigesti. Sellega ei hakka. Ja ootuste juhtimise. Seda ei nimetatud tollal manipuleerimiseks, vaid tarkuseks, dresseerimiseks armastuse teenistuses. Tänapäeval naine justkui ei tohi seda enam teha. Ent selle asemel peab te leppima mehe passiivsusega. Kas see on siis tark, kui eeldame kelleltki midagi, vabandust, perse. Kas see on siis tark, kui eeldame kelletki midagi, mida see inimene pole ise teinud oma ees mörgiks ja mille osas tal on välja arendamata võimed? Ei ole. Kuidas siis ikkagi leida see vajalik võimu tasakaal suhtes, et mõlemad, vabandust, kuidas siis ikkagi leida see vajalik võimu tasakaal suhtes, et mõlemad saaks olla rahul ja õnnelikud, mitte kurnatud ja tüdinud. Sellel koolitusel annan teile tagasi esiemade tarkused ja trükivead. Esiemade tarkused, mida toetavad ka kaasaegsed neurouuringud ja evolutsiooniline psühholoogia. Ma sügavalt kahtlen selles kõiges, aga lähme edasi. Esiteks. Evolutsiooniline, jah, täitsa perses. Esiteks, kuidas saavad naised taastada oma loomulik mõjuvõimu? Ilma süü tundeta manipuleerimise ees. Teiseks, millised meeste dresseerimise tehnikad toimivad ja miks mehed neid isegi austavad ja ootavad? Ma ütlen lausa, mul käib pea ringi. Kuidas mitte nõuda meestelt arengut, vaid tekitada selleks kontekst, kus mees ise areneb ja liigub? Ootan sellele koolitsele ennekõike naisi, kes on tüdinenud lõputust selgitamisest ja soovivad hakata vaikse mõju kaudu suhte kvaliteeti tõstma. B. Tahavad mõista mehe instinkte, mitte vaid tema juttu. See on palju debiilsem, kui ma arvasin. C.
on valmis loobuma ülepingutamisest ja õppima nutikat pehmet juhtimist. Täna ma juba näen seda. Tahavad oma suhtes tõotada vaid valdkondadega, mis on päriselt nende kontrolli alla. Loobuda ka neist, mis neile ei allu. See on lihtsalt täiesti suvaline fucking soga. Täitsa. Koolitus kestab 5 tundi ehk 3 korda 90 minutit. Kas 5 tundi on 3 korda 90 minutit? Ei saa ju olla, jah? Ma just... Ei saa olla, see on pool tundi üle. Ei saa ju olla. 90 minutit on 1,5 tundi, ehk siis 3, 4, see on 4,5 tundi. Sekka 2 korda 15 minutit pausi. Ta on pausi sisse pannud. Paus on koolituse osa. Vaja, et see on paus sees. Koolitus on järelkuulatav 3 kuu vältel neile, kes registreeruvad. Vabandust. Koolitus on järelkuulatav 3 kuu vältel neie, kes registreeruvad. Üldiselt on niimoodi, et trükivead on nagu pohhu, aga siin on neid lihtsalt nii palju, see on lihtsalt nii perses. Issand. Mulle meeldib see ka, et läheb siin saisku või see preschool niimoodi. Tere, nii ütle. Mulle meeldib see, et nagu see, et saad registreeruda, vaata. Et siis saad nagu selle, ja siis vana on nagu reaalselt Fientasse pannud, et see kestab kuradi juunist augustikuuni nagu. What a fucking bro. Täiesti perses. Ja kõik hullem on see, et ma nagu väga ei saanud keskenduda üldse, et millest siin nagu juttu on. Mingi meeste dresseerimine käib, on ju. Mehed on nagu mehed tahavad rahu ja tegelikult on naised, lihtsalt on vaja õppida, kuidas manipuleerida. Ja, aga vanasti see on manipuleerimine, seda on mõnetanud ütles ka alguses. Ja lihtsalt, et oleks nagu täiesti selge, siis mulle tundub, et lihtsalt üks meessoo esindaja on võtnud asja kätte, et tule ma lahendan ise meie probleemid ära. Sest et ma saan aru, seda teeb keegi Raul Kalev, et seda teeb mees. Et nagu mees on nagu, et kuidas manipuleerida. Ja mulle tundub see täpselt selline äraspidine loogika seal, et see on põhimõtteliselt see on nagu see, et kuidas ihaga teha, et nussige rohkem, andke mehele rohkem nussi, ja siis on üks mees on lihtsalt võtnud vist selle käsile ja üritab 5 tunni jooksul, vabandust, tegelikult 4,5 tunni jooksul seda naistele selgeks teha. Ma ei tea, kuidas, aga hind on 69,50. Temaga mul on 4 ühissõpra näiteks. Tore. No. Ära neid nimesid jooksuks ütle, muidu tuleb äkki midagi välja, mida sa ei taha teada. Aga jah, võimutaskaal, kelletki inmene, eesmärk. Eesmärk on mu lemmik. Eesmärk kõlab täpselt nagu selline asi, et kui sul on eesmärk teha toitu, mis on nagu mõrkjas, siis võiks olla eesmõrk, okay, nagu, aga ta on pannud sellega ööga. Ma mõtlesin, et äkki see on see, et kui sul on mingi eesmärk midagi teha ja ta luhtub, siis see oli eesmärk. Jaa, näiteks. Kuule, see oli küll tõesti vahva lugu. Kui keegi midagi sellest veel mäletab, siis... Kui keegi mäletab, mis selle postituse sisu oli, siis te võite kommentaaridesse kirjutada. Meie ei suuda. Meil on tuksis. Kuule, see on praegu mingi... uudistunud 1727 Maalehes, et lugeja küsib, miks pean juba täielikult tasutud automaksule juurde maksma? Üks inimene kirjutas sotsiaalmeedias, et tema tuttav tasus juba jaanuaris esimeste seas täielikult automaksu, mis oli sel hetkel 89 eurot. Nüüd aga näeb Maksu- ja Tolliameti veebisaidilt automaks on tõusnud 133 euroni. No võt siis. Võt inimestel on mured. Jah. Aga sa ei ole mõelnud Maalehele kirjutada. Tere, olen Andres. Miks ma üldse pean maksma seda maksu? Ei, I may be stupid, aga ma maksan ikkagi makse. Viimasel ajal levib mootorsõiduki maksu teemal ka palju valeinfot ning üleskutseid jätta maks tasumata. Seetõttu juhime tähelepanu, et kehtiva seaduse järgi tuleb esimene pool maksusummast tasuda hiljemalt 16 juuni jooksul, teine osa 15. detsembriks. Lastega peredele mõeldud soodustusi kehtivas seaduses ei ole
Neid töötab Rahandusministeerium alles välja. Juhul, kui kellelgi on mootorsõiduki maks veel tasumata, soovitame selle maksuvõla ja sellega kaasneva intressikohustuse vältimiseks võimalusel ikka tähtaegselt ära tasuda. Kuidas see lugu sind ennast tundma pani? Rõõmsana üllatunud, targemalt, ükskõikselt, kurvana, vihasena. Ma olen targemalt. Ma olen palju targem. Aga vahepeal on, nagu ma näen seda alt, seda tagasiside nuppu ja ma tunnen, et kurat, nii kohatu. No ongi nagu mingisugune uudis, et keegi suri ära. Kuidas see artikkel sind tundma pani? Rõõmus või? Nagu ei ole ju. No seal on, no aga mõnel inimesel on ju rõõmus meil, kui mõni keegi ära sureb. Ära surejatest rääkides, siis Mikk Targo tuntud kui Eesti muusik, helilooja ja producer lahkus meie seast eile. Ja kui te mõtlete, kes on Mikk Targo, siis te kindlasti teate mõnda tema laulu, näiteks Neiu mustas kleidis on tema kirjutatud, näiteks Vikerkaargundu on on küll hilja, sellest saab meie suvi ja 2017. aastal osutus Raadio 2 100 aasta hittauhinna vääriliseks laul Karikakar. Mikk Targo on tegelikult teinud hästi palju head muusikat ja ka halba muusikat, et selline siis suur tegija on 65-aastaselt meie seast lahkunud. Et aitäh, Mikk, et sa oled teinud vahvat muusikat. Minu lapsepõlv oli küll kohe palju parem. Jah. Kuule, Marju Läniku headut aastat on ka tema oma, nii et põhimõtteliselt iga aasta vahetus me kuuleme Mikk Targo loomingut kindlasti kuskilt. Surematu hitt. No. Jah. Ja nüüd ongi see, et aga näete, looming ju elab edasi, nii et looming elab edasi, et see on tore. Aga aeg ei karmutud, tead ikkagi liigub. Alles me alustasime võhkareid, aasta oli 2020. Aasta 2025 me liigume sinna 5 aasta piirile sinna augusti kanti. Jah, ja näed, ja nüüd me oleme jõudnud, alles alustasime, nüüd me oleme jõudnud episoodi 114 lõppu, et aitäh, et olete meiega. Breaking news. Õhtuleht. Eks võttis Igori tagasi. Gräzin liitus uuesti Reformierakonnaga. Et Reformierakond ja Igor Gräzin on uuesti koos, ühiselt otsustati unustada need aastad, mille Igor veetis koos Keskerakonnaga. Väga naljakalt kirjutatud selles mõttes Vaur Kooritsa poolt, et nagu, et ühiselt otsustati, kas nad istusid seal laua taga, ütlesid, okei, unustame ära, et sa olid koos Keskerakonna. Okei, seda ei ole olnud. Kõik, kann. Aga ei hakka nussima enam, saad aru või? Selline on. Igor Gräzin, jah. Oli Riigikogu liige aastatel 1995-1999 ja 2005-2018, et ta on ikka seda pinki nühkinud päris korralikult, noh. Et tere tulemast Igor Gräzinile, siis Reformierakonna või tere tulemast, tähendab, mina ei saa öelda tere tulemast. Tubli töö, pane hullu. Jah. Aga kui te tahate kuulda, kuidas me ütleme teile võib-olla tere tulemast, siis te võite liituda meie Patreoniga, et patreon.com/vohkarid ja kõigest 6.50 pluss käibemaks ja 2 saadet iga kuu juures, nii et johhaidi Euroopasse. Ja kui sa liitud kohe, siis sul ei ole mitte 2 aastat 6, vaid sul on kõigepealt 103 saadet vaja nagu järgi kuulata. 103 saadet. 104 tuleb järgmine aasta, järgmine nädal. Aga kõigile teistele suur tänu ja kohtume järgmine kord. Ja sina, kellele see saade ei meeldid, mine perse.